Me oleme tulnud siia Vändrasse Margus Lepa põldudele. Kuna ma tean, et Flight Forte on tal juba pritsitud, siis ei hakka teda keemiaga enam tüütama, vaid räägime vahekultuuridest. Nii et Margus, me oleme siin põllu peal, mis on külvatud pärast koristust. Võib-olla räägid, mis sa siin teinud oled ja mis sa siia külvasid? Sa oled siin kasutanud põhimõtteliselt seda skeemi, mis järgmine aasta PRIA näha tahab. Jah, mina olen Margus Lepp ja me oleme põllul, kus kasvas suvel talinisu ja peale nisu koristamist külvasime siia siis vahekultuuride segu. Talivikk, tatar, keerispea ja üheaastane raihein. Aga ma tean, et sul on ka väga lihtsaid segusid, et kus kevadel on läinud välja taliraps, võib-olla otsa sinna läinud ka suviraps välja, siis sul on ka selline lahendus. Sinna ma külvasin tatra ja keerispea segu enda arvestusega, et oleks seal 70% keerispead ja 30% tatart, aga kevad oli selline, et tatrale meeldis see rohkem ja siis täna vaatad põllule, siis oli seal pigem 80% tatart ja ainult 20% keerispead. Sellest põllust levib ka internetis video, et sinna läks täiesti otsekülvina sisse talinisu. No eks ta ongi õppimise eesmärgil see kõik nüüd tehtud ja eesmärk olid mitte taimekaitset või siis glüfosaati sellel põllul kasutada, see oli nagu põhieesmärk. Ja enda jaoks ja sinna tekkis siis nagu kogemata tänu ilmale erinevaid katseid nagu juurde, eks ole. Kindlasti iga põllumees tunneb oma põldu ja kui sa näed, et sealt tegelikkuses, no ütleme, kui on põlluga midagi korrast ära ja minu arust mul oli seal põlluga korrast ära, et siis see vahekultuur tuleb, aitab mul teda siis nagu ütleme siis tuunida. Ja selles konkreetses põllus mul ei olnud plaanis kasutada ka üldse väetiseid. Sest see toitainete osakaal seal, mis näitavad andurid, on väga kõrged. Põldudes mullaandureid sa kasutad, aga niisuguse tubli põllumehena, mis digitaalseid lahendusi veel igapäevatöös kasutusse läheb? Meil täna on, eks ole, siin ütleme N-sensorid väetamiste puhul, mis me kasutame. Me kahjuks ei ole seda täna ütleme taimekaitse puhul kasutanud, siis meil on täna kasutame RTK signaale, et masinad täpselt põllul liikuda saaksid, et mõne masinaga sa joonistad, siis need täpsed põldude andmed siis vähem muutuvad, et me saan kasutada samu tehnoradasid läbi aastate. Aga kui suurt kasu sa näed ilmajaamadest ja võib-olla ilmaandmetest tulevatest haigusmudelitest? Neid kindlasti tuleb arvesse võtta, et selle jaoks ongi need mullaandurid ja ilmajaamad samamoodi meil siin abistamas, et on, mis see ilm seal on olnud ja pärast sa saad mõned asjad ka üle analüüsida, sest et see kõik on ju salvestatud. Lisaks vahekultuuridele ma tean, et sa katsetad ka teraviljas, et ka pasviga koostöös on meil katsed põldudel. Räägi, mis sa seal tegid ja mis tulemusi ootad? Eks jälle ongi see koht, et kui sa natukene oskad siin ilma valida ja sul on võimalus ka aega valida külviks, siis ma pigem alati valiksin sellise varasema külviaja ja see ongi nüüd sellel eesmärgil, et siis näha, et milline külvinorm siis on vastavalt sellele külviajale sobivam. Et kui alati ei ole pikad ja soojad sügisel, et me peame selleks ka valmis olema, et siis on kindlasti mõistlik külvinormi veidi vähendada, kui on varane külv. Et muidu ta võib üle kasvada. Igatahes siin on väga palju huvitavaid katseid põldudel. Me hoiame pilku peal ja ka teid sellega kursis. Põlluhooaja
hooaeg on kohe lõppemas. Seega igaüks meist on ära teeninud ühe korraliku puhkuse, et siis juba tulla tagasi, vaadata üle oma telefonis tehtud pildid, kuskile märkmikusse kirjutatud märkmed, et planeerida juba uut ja kindlasti veel edukamat aastat. Sellega meie videoblogi hooaeg ongi lõppenud. Oi, mis nüüd juhtus? Tere! Minu nimi on Sandra Hellat ja olen alates oktoobrist BASF-i uus agronoom Lääne-Eestis. Nagu Margus juba ütles, siis videoblogi hooaeg on selleks korraks läbi saanud. Aga mina ootan teie kõigi kohtumist juba talvistel õppeseminaridel ning muidugi ka kevadel põllu peal. Püsige lainel! BASF. We create chemistry.